tere hommikust, mu armsad inimesed, aitäh, et te olete siin ja olen ka siin hea meelega ja jagan teile sõnumit, mis mulle antakse. Tegin oma meditatsioonid ja joogad ära ja venitused ja tantsimised. Ma olen heas kohas endaga, et jah. Täna siis on kuidagi selline voog tuleb. Kirjutasin ka postituse sinna community lehele, kus siis ma mainisin natukene kristlastest, kes järjepidevalt palvetavad väega naiste vastu. Ja siis, mis tegelikult seal taga on, et ma nägin kuidagi nagu väga selgelt, et kui me tegelikult nüüd hakkame vaatama neid inimesi, kes nii-öelda palvetavad teiste inimeste vastu, kes nii-öelda teevad väega mingisuguseid muutusi, tulevad välja kulisside tagant, julgevad välja tulla peale mingisuguseid väga hulle transformatsioone, eks ole, siis tegelikult need inimesed, kes on self-righteous, sellised nagu neil on eneseõiglus, selline self-righteousness, inglise keeles kõlab palju paremini nagu. Ja jumala kompleks. Ehk siis nemad tunnevad, et nemad on väga palju kogenud jumalat enda elus ja nemad usuvad ja nende usk on see põhiline asi, mis neid päästab, on ju. Aga tegelikult neil ei ole konkreetseid ülemeelelisi kogemusi olnud kehas, ehk siis päris tangible elu muutvaid kogemusi keha tasandil, mis tegelikult muudavad ka või isegi äratavad DNA-d, sükest uinunud DNA-d juurtšakrast, mis on tegelikult eluenergiat pahvatav tervesse kehasse. Siis tegelikult nendes suurtes elumuutustes võib olla traumajärgne šokk, see võib olla hüljatuse šokk, üksindus aktiveerib selliseid asju, siis väga kõrgendatud seksuaalne magnetism, mis siis plahvatab seespidiselt, kui olla nii-öelda pikemat aega tsölipaadis, tehes siis joogat, kindlaid harjutusi ja hingamist selleks, et aktiveerida siis elujõudu kehas. See muudab tegelikult ka nagu isegi ajukeemiat. Aga nendel kristlastel, keda mina nägin, see on üks grupp kristlasi, kes on self-righteous ehk siis eneseõiguslikud ja nemad on nagu hästi pinnapealseid kogemusi saanud usu põhjal siis. Nad usuvad ja siis loevad kirja ja siis nad löövad piibliga pähe. Neil ei ole tunnetust, nad ei nagu väga vähesed nende grupist näevad sünkronisatsioone näiteks. See on üks hästi imeline kvaliteet selles maailmas, kus näha sünkronisatsioone, siis kuidas saaks nagu mingisuguseid punkte kokku viia, see kuidagi nagu analüüsida nagu puhtalt, et see on päris kurb, et nad usuvad. Ja siis kohe siia kõrvale tahaks öelda, on olemas ka sellised vanemad inimesed, tavaliselt on nad 60+ või 70+, kes tegelikult selles mõttes vanusega kasvab sõnavõim, õigus, nendel on antud austus, õigus, soodumus olla siis kuuldud, on ju, austatud. Aga väga paljud kasutavad seda õigsust ära ja nad teevad maha siis uut põlvkonda. Ja see kuidagi muutub väga selliseks, et jah, vana põlvkond, väga paljud inimesed on sellised, kes on tegelikult mattunud enda elukogemustesse, nad ei ole puhastanud oma kehasid, nad ei ole üle vaadanud asju kaastundega, ehk siis nad hoiavad viha enda sees väga kaua, pikka aega, pettumust, viha, leppimatust ja selle energia pealt siis nagu õiendavad ja materdavad siis noort põlvkonda, kes on natukene vabama mõtlemisega. Et see on hästi keeruline aeg tegelikult juba sellepärast.
energeetilises maailmas, mis tegelikult toimub. Ja need rünnakud on päris hullud, eriti nende vastu, kes hakkavad tulema välja ja jagama tõde, sest et need tumedad olendid ja ebateadlikud olendid, mõttemustrite kogumid vihkavad tõde täielikult. Nad vihkavad puhast valgust, nende eesmärk on hävitada see ja kustutada see. Ja siis ongi see, iga päev mul see tuleb sõnumina, et üks märk on kindel. Siis, kui sinu teel on rünnakuid, tagakiusamist, vastuseisu, siis see tähendab seda, et sa oled õigel teel. Eriti siis, kui sa oled oma missiooni vastu võtnud. Nii, aga siis täna ma teeksin kaardi lugemise ka. Palun peaingel Miitalil transmiteerida kõik negatiivse energia positiivseks ja kaitsta oma sinise valgusega ja leegiga tänast koos olemist ja sõnumi jagamist ja arusaamist. Ma palun selget sõnumit inimestele, kes seda praegu vajavad. Ja et see oleks hoitud ja kaitstud. Amen. Meeleparandus ja mustade või räpaste või ebapuhaste vete puhastus. See on väga tugev emotsionaalsel tasandil. Selginemine ehk siis nagu otsa vaatamine, oma emotsioonidele otsa vaatamine. Ma olen väga tänulik sellele päevale, sellele rahulikule hommikule, hea tunde eest. Ma olen väga tänulik toidu eest, tee eest, ruumi eest, soojuse eest toas. Loodan, et sul läheb ka hästi kõik. Tunned ennast hästi, ühendud oma kehaga, vaatad oma energiakeha üle. Kui sul on huvi energiakeha puhastamise vastu, siis ma võin sind toetada ja õpetada selles. Anna mulle teada remotehealing7@gmail.com. Nii, Ingrid, kas teil on mingid sõnumid täna? Mis mõttes? Okei, vaatame siis. Mis kaardipaki all on? Keiser on kaardipaki all. Okei, see töötab olema hea. Niimoodi siis õhkbaas. Loogilise mõtlemisega aus, impulsiivne, uudishimulik, ebameeldiv informatsioon, viivitused või muutused, plaanitus, ilustamata tõde, tõe ilmsiks tulemine. Aga see on selline esimene samm. See on tõde. Tõde, yes, aus avanemine, välja tulemine,
selge arusaamine ja väljendamine. Vesi 5. Asjad ei kuku nii välja nagu lootsid, ei näe olukorras positiivset, nutad kaotatud taga. Kahetsuse energia on sel nädalal suht üleval olnud. 5 on muutus jällegist, aga see on jällegi see, et sa ise otsustad, millele sa tahad otsa vaadata. Ja see protsess, kui me vaatame mingisugusele negatiivsele tehtule või minevikule negatiivsele, kuidas see meid on mõjutanud, see on tegelikult varjutöö. See ongi see varjutöö, kus hakatakse, see tuleb lihtsalt iseenesest üles, kui on õige aeg. Tegelikult, kui see tuleb üles, siis organism, keha ja sinu süsteem on valmis tegelikult seda läbi protsessima. Nii et sa võid tegelikult seda protsessi ja kahetsuse tunnet tänuga vastu võtta. Ja vesirüütel, armas, emotsionaalne, romantiline, entusiastlik, mõtlik. Jah. Väga palju vett on, väga sinine energia jällegist. Vesirüütel tuleb pakkumisega mingisugune võimalus, pakkumine, sõnum, väljendus, tunnete tasandil on karikas, on ju. Okei. Nagu selline enda tunnetest selginemine, tunded on väga selgeks tulnud ja on valmidus sõnastada need. Aga ta on õhkbaas on nagu selline tervel nagu selline, et mõõkade kuningas näiteks. Esimene samm alles teadvustamisel ei ole nagu väga. Aga tunded on juba sellised nagu rüütellikud, siuksed nagu ei ole naiivsed, kindlasti mitte. Et see kahetsus on see varjutöö, mis toimub. Devil. Mingisugune loomeprotsess, loomeenergiaga töö. See ongi siis see varjutöö ja siis täht. See on nagu jälle valge must, on ju. Säramine, teadlikkus ja wish fulfillment ehk siis vastatud palve. Puudu sa valid oma perspektiivi, kas sa valid valgustatuse tee, kus sa mõistad kaastunde perspektiivist või sa jääd vanad moodi tegutsema. Alati on sinu valik. Imed. Andestamine. Pühitsemine. Tõde ja ausus. Amen. See kahetsuse protsess, mis käivitab loomeenergia, olulised tšakrad. Jah, see aktiveerib imeteod sinu reaalsuses. Hakka tähele panema igas sünkroonsusi. Vaata, mis toimub mingisugustel ajaperioodidel. Mingi uks läheb kinni, teine läheb lahti. Keegi ütleb tere, teine ütleb head aega samal ajal. Või samas, et
hästi palju sünkroonsusi võib hakata tulema välja, sellepärast see aktiveerib sinu loomeenergiat. Ja sa lähed läbi pühitsuse, sellepärast et sa oled kutsutud puhastama oma tundeelu sellel perioodil eriti läbi andestamise endale eelkõige. Endale eelkõige ja võib-olla mitte nagu selles mõttes andestada. Selline asi on see selline põhi nagu selline alu, mida mina olen enda elus kogenud, on see, et sa võid endale andestada seda, et sa oled hingel, sinu hing on valinud üldse seda kogemust, et see on hästi hea praktika, mida sa võid endal läbi teha. See on selline nagu teraapia praktika isegi, et sa lähed sellesse igavikulisesse armastusse ja vaatad selle läbi, et tegelikult sa oled hing ja sa oleks võinud kõik valida, absoluutselt kõikide võimaluste väljendin on ju. Ja sa valisid just selle kogemuse, et läbi minna sellest ja see oli nii valus võib-olla sinu jaoks, et sa ei saa aru nagu, et mis nagu toimub, et miks Jumal mulle seda annab, et ma pean sellest läbi minema, aga kindlasti kõigel on oma põhjus ja tasakaalustamine ja Jumal kunagi ei karista meid, ta õpetab meid ja ta paneb meid mingitest pimedatest aegadest või teekondadest või teeradadest läbi minema lihtsalt selleks, et tuua valgus nendesse pimedatesse kohtadesse. Eelkõige enda hingele tervendust on ju, ja siis läbi enda tervenduse siis jagada seda valgust nendest pimedatest kohtadest, kus me läheme läbi the valley of shadow of death. Kuidas päris hästi tuli peale. Nii et see surm, transformatsioon, skorpioni energia. Egosurm. Pühitsemine ongi see, et sa annad enda identiteedi ära, annad vana ära, et nüüd hakkab see uue identiteedi vastuvõtmine ja usaldus, Jumala usaldamine läbi selle transformatsiooni. Et võtad lihtsalt vastu kõike nii, nagu ta on ja nagu ta tuleb lihtsalt. Kui on raske, siis oledki lihtsalt voodis ja võtadki endale aega ja lased lihtsalt kõik, see lihtsalt mustvalge. Ülempreestrinna. Sa ise tead, mida on vaja andestada. Sina tead, mida on vaja andestada ja ära karda neid mälestusi, mis tulevad teadvusesse. Need on just need hetked, need protsessid, millesse peab minema nüüd ja vaatama ja läbi navigeerima. Sinu intuitsioon, esiteks see pühitseb sinu intuitsiooni, see teeb tugevamaks sind ja teadlikumaks iseenda alateadvusest ja varjudest.
müntide 9, küllus, lopsakus, aed, raha on paigas, külluse tunne ja selles mõttes, et sa teed väga hästi seda, et tegelikult sa oled vist juba läbi sellistest asjadest juba läinud, et see ei ole esimene kord, et sa lähed nendest rasketest asjadest läbi aegadest. Et sa tead, kuidas ennast tasakaalustada juba ja tunda seda Jumala ligiolu tegelikult enda sees ja vaatamata sellele, et ümberringi kõik sureb ja hävineb. Väga ilus töö. Väga ilus. Ma olen upud siin. Vaata, kas on veel selgeid sõnumeid. Illusioonide purunemine. Karikates 7. No, see surm. Vanast lahti laskmine. Sauade 4 ja müntide 6. Ring saab täis, mõlemad ringid on ju. Teaduse avardamine. Mingisugune ring sai täis, teaduse avardamine, küllus, õppimine ja mingisugune algatamine, jäär ja Veenus. Sul on Veenus jääras ja siis on veel Merkuur. Vaata üle, kus su Merkuur asub, et kinnitada seda, kuidas sa õpid. Merkuur on mõtlemine, õppimine, kuidas me protsessime informatsiooni, et vaadata, mis majas see on ja mis märgis see on ja siis sa võid YouTube'is lihtsalt vaadata mingeid lühiselgitusi, kus on YouTube'is on päris head selgitused, et netist ma ei ole tavaliselt saanud mingit definitsiooni, seal on mingi väga automaatne kõik see. Aga YouTube'is on olemas astroloogid, kes siis defineerivad mingisuguseid seisusid ja aspekte. Väga hea töö, ütleks. Tuld. Väga hea töö on. Praegu olekski siis kõik. Tõde ja ausus, sa oled heal teel. Aitäh sulle, et sa siin olid. Ma soovin sulle head päeva.